Personaliarenduse konverents ja HR-tehnoloogia mess toimub sellel aastal juba teist korda. Me tulime mõttele korraldada selline üritus koos Kristi Mikiveri ja Endel Hangoga. Lisaks konsulteerisime me paljude HR-valdkonna IT-ettevõtetega. Meie eesmärgiks sellel üritusel on näidata ja jagada kogemusi, mida on saanud mitmed Eesti juhtivad ettevõtted ja organisatsioonid sellest, kuidas nad arendavad ja valivad oma inimesi. Kuidas muudetakse head veel paremaks? Oleme selle aasta konverentsi ja HR-tehnoloogia messi kava üles ehitanud nii, et see pakuks huvitavat avastamist nii juhtidele, personalitöö profidele kui ka valdkonna analüütikutele. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor räägib uutest väljakutsetest juhtimisel. Eesti startupide lipulaeva Skype kauaaegne juht Tiit Paananen räägib sellest, kuidas Skype'is rakendati lühikese aja jooksul vähemalt 3 erinevat talendijuhtimissüsteemi ja mis on selliste süsteemide tulevik tema meelest. Laval on ka särtsu ja konflikti. 2 täiesti erinevat lähenemist HR-valdkonna tulevikule presenteerivad GoWorkabit kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Vanaselja ning personali- ja palgaarvestuse rakenduse Virosoft äriedenduse juht Vladimir Jelov. Statoil Eesti jagab oma praktilisi kogemusi ühe maailma juhtiva talendijuhtimissüsteemi SuccessFactors kasutusele võtmisest. Organisatsiooni käitumise ja juhtimiskonsultant Mait Raava avab tagamaid sellest, kuidas inimeste analüütika aitab suurendada organisatsioonide konkurentsivõimet. HR-Conf ei ole aga ainult konverents. Sellel aastal toimub HR-tehnoloogia messi osana ka teenusepakkujate ja organisatsioonide kiirkohting. Kiirkohtingul on sul võimalik saada kiire ülevaade teenustest ning otsustada, kellega tahad 2 päeva jooksul rohkem suhelda. Messi raames teevad oma tootetutvustused mitmed tuntud ettevõtted, nagu Persona V3 ja Merit Palk, tagasiside- ja arenguvestluste süsteem upsteam.com, aga ka mitmed uued tegijad, näiteks peamiselt Inglismaal tegutsev, kuid Eesti juurtega tööaja planeerimise rakendus Parim. Sellel aastal on eriline ka konverentsi ja HR-tehnoloogia messi asukoht. Mektori pakub konverentsile juurde ka oma huvitava lisaprogrammi. Personaliarenduse aastakonverents ja HR-tehnoloogia mess Mektori majas toimub 6. ja 7. novembril. Otsi lisa veebist.